Tere, mina olen Mikk Kingo Speitsist. Nagu sa võib-olla tead, siis Kingo Speits ei ole ainult toidulisand, Kingo Speits on tegelikult mehelik elustiil või õigemini härrasmehelik elustiil. Ja härrasmeheliku elustiili juurde kuulub paratamatult oskus enda ees seista, ennast kaitsta siis, kui selleks peaks vajadus olema. On selge, et kõige lihtsam ennast kaitsta on osates mõnda võitlusspordiala. Neid on hästi palju, aga mulle isiklikult kuidagi väga südamelähedane on boks, lääne boks. See on olnud meie kultuuri osa väga kaua aega ja sellega on tegelenud aristokraadid, kunstnikud, kultuuriinimesed, paljud fiktiivsed kangelased nagu Sherlock Holmes. Seal lihtsalt midagi on väga härrasmehelikku. Selles videos ma tahangi näidata, milline on õige kaitsekeha asend boksis ja kuidas sa saad vasturünnakuga enda vaenlase kahjutuks teha. Nii et õnneks on meil siin profiboksija Rain Karlsson, kes näitab täpselt ette, kuidas neid asju tuleb teha. Rain on siiamaani veel võitmatu, loodame, et see nii ka jääb. Panin endale ise boksiriided selga. Rain hakkab kohe näitama, milline on õige kaitsepositsioon, kuidas peavad olema jalad, kuidas peavad olema käed. Võtame jalad siis sõlgida laiuselt. Varvad vaatad ühes suunas ja natuke laiemaks. Tagunevad tahabla. Ja käed üles. Parem siis vastu põske. Ilusti, jah, vaske siis natuke ees pool, küünakene vastu keha. Raskus on päkkade peal ja peaks olema juures. Nii, kui ma pean nüüd rünnaku vastu kaitses asuma, mida ma oma kätega pean tegema? Hoiadki käsi siin lõugade kõrgusel ja kui tuleb üles poole löögid, siis tõstad käed üles poole, alla poole löögid, laseb põlledest alla ja kaitsid käetamalt kehalisti kokku. Ehk siis üles kaitsid, alla kaitsid, jah. Väga palju tööd on ka jalgadega, et see kõige kätega. Nagu te näete, on mul kindlad käes ja nüüd keskendume löögifaasile. Me löömegi vasaks sirget ja ongi siis sammuga sisse-välja liikumine. Ehk siis väikene samm ette taha, lööme samal ajal vasaks sirget ja käsi jalg liigub koos, et siis jah, lõiktu ka. Samm peab sul olema madal ja kiire, selle jalga ei tõsta. Parem otselöök on koha pealt, mingit samma ei tee. Ainult puus töötab ilusti, kant peab natukene välja ja pikk kehapööre ja vasak töötab ilusti taha, vasak käsi on kaitses. Päkk peab tugevalt maas olema, et ei keegi siit tule ega. Ja nüüd me teeme nendest löökidest variatsiooni löögikehasse. Teise käega võtad siit puhku otsa alla. Ma loodan, et see pisike video inspireeris rohkem mõtlema selle peale, kuidas ennast kaitsta, inspireeris boksiga tegelema. Mina ise kindlasti võtan Raini käest veel tunde. Boks mõjub kehale organismile hoopis teistmoodi kui näiteks jõusaali treening. Just see mulle väga meeldibki. Ma loodan, et sellest videost oli see läbi, et see meeldis sulle. Näeme järgmisel korral.